ma ei tea, teed lapse vägistamisest mingisugust nalja ja siis taod on ju rinnale, et mul on sõnavabadus ja ma olen kõigest koomik ja ma võin kõigest nalja teha, siis tekib ikkagi küsimus, et miks peaks keegi sellisel teemal on ju nalja tegema ja ma ei tea, kas see piiride nihutamine ja mingi sõnavabaduse jutt ja kas see on piisav põhjendus selle jaoks. Muidugi igaüks võib teha, mis ta tahab, aga... Vot, ja mina ka ei tea, kas see on piisav põhjendus, sellepärast, et ma ütlen kohe ausalt ära, minul on ka lapse vägistamise nali üks vähemalt peaaegu. Ja ma arvan, et see on väga hea nali ise. Aga ma ei arva, et ma tunneksin seda, et mul on 100% õigus seda teha ja mis ma nagu laiemalt ütleksin seda, et jah, sul on õigus teha ükskõik, mis sa tahad, aga teistel inimestel on ka õigus sellele reageerida ükskõik, kuidas nad tahavad. Et sellel hetkel, kus sa 100 või 500 või 1000 inimese ees või nagu interneti 100,000 inimestele paned üles nalja, mis on laste vägistamise kohta, siis kui sul on õigus seda teha, siis on inimestel õigus seda kommenteerida, inimestel õigus blogipostitusi kirjutada, et ongi, et sa pead lihtsalt vastu võtma selle nagu tagajärje, mis sellest tuleb. Ja seal on ka väga oluline see, et kui mina ütlen, et mul on üks selline nali, siis mis ma selle all mõtlen, ei ole see, et ma teeksin nalja sellise asja üle, vaid on see, et mingisuguseid teemasid saab juttu sisse tuua lihtsalt selle jaoks, et mingisuguste olukordade absurdi astet suurendada. Ja mis ma selle all mõtlen, on see, et igast väga tumedaid teemasid on võimalik mainida niimoodi, et sa tood selle oma jutu sisse, aga sa mitte ei tee nalja selle üle, vaid see töötab sinu jutu sees lihtsalt ongi, see on nagu koomiline võimendi. Ja sellepärast on ka need kõige tumedamad asjad, vahet pole, kas need on siis holokausti kohta, laste vägistamise kohta, ma ei tea, või incest, eks ole, on kolmas selline asi, et mis töötavad lihtsalt selle mingisuguse absurdi kontrasti tõstmise eesmärgil. Ja minu jaoks on jälle see, et sellel hetkel, kus ma kasutan neid sellise vahendina, siis ma tunnen, et see on õigustatud ja ma ei tunne ennast halvasti selle pärast. Aga ma ei saa öelda ka, et ma oleks uhke selle üle, et ma seda teen. Aga see on ka see koht, kus mu enda sees on ka võitlus. Et mul on see, et okei, mul tuli selline mõte, ma saan aru, et see mõte on naljakas, kas mul on õigus seda välja öelda. Ma ei tea, kas mul on õigus seda välja öelda, ma lihtsalt ütlen selle välja ja kui kellelgi on sellega probleem, siis ma ütlen, et tead, ma saan aru, et sul sellega probleem on, sest võib-olla kui keegi teine ütleks seda, siis võib-olla mul oleks ka probleemi sellega. Kas sa Eestis tunned seda tohutut publiku ja inimeste ja kogu ühiskonna polariseerumist, et ütleme, nagu sa ütlesid, USAs ja igal pool on väga lihtne saada nii-öelda naeru kätte inimeste käest, kes on sinuga poliitiliselt või ükskõik kuidas ühel nõul, et ütleme, et kui koomik ütleb, et mingi hästi populaarne teema on, et kui palju siis sugusid on meil olemas, on ju. Üks koomik ütleb, et meil ongi 88 sugu, ja sellele reageerivad need, saavad tema peale pahaseks, kes ütlevad, et on ainult 2, on ju. Teine ütleb, et on ainult 2, lõpetage see jama ära, et mis asja te ajate, on ju. Ja siis saavad tema peale pahaseks need, kes defineerivad ennast, ma ei tea, toolijalana või kuidas iganes, on ju. Et kas seda niisugust pahameelt või poliitikat üldse on võimalik väljas hoida enda lavashowst? Jaa, on siis, kui vaeva näha ja pingutada. Sest Eestis on see teema kõige rohkem nagu mingi EKRE naljadega näiteks, mis on see, et nagu, ta on tõesti, sa pead tegema nii kuradi hea nalja, et see oleks nagu väärt seda, et see EKRE-t seal sees ütled. Sest jällegi nagu enamused inimesed, kes käivad stand-upi vaatamas, pigem liberaalse maailma vaatega, ehk siis kui sa lihtsalt teed mingi ülilabas EKRE nalja, sa tead, et inimesed veits naeravad ja veits plaksutavad sulle. Aga see on nii lihtne lihtsalt. Ja sorry, sul on õigus seda teha, aga minul on õigus siis, kui sa teed seda ja sest lihtsalt see on labane, see on igav, see on nii ära tehtud, see on nagu... Teed sa teiste koomikute showdel niimoodi, et kui nad teevad mingi labase nalja, siis... Aga jällegi mitte sellepärast, et mul oleks õigus seda teha, aga sellepärast, et nagu vahepeal mul hakkab lihtsalt füüsiliselt nii paha ja ma tunnistan samal hetkel ka seda, et mina vahepeal lihtsalt nagu parema võimaluse puudumisel või kui ma näiteks laval olen ennast kuskil auku rääkinud, siis ma ka nagu lihtsalt hetke pinge ja olukorrast toon ennast sealt välja mingi asjaga, mille üle ma ise ka uhke ei ole. Seda ma proovin peaaegu mitte kunagi teha, sest ma ei näe, et seal mingisugust nagu väärtust oleks. Aga ongi see, et
igasuguseid poliitilisi nalju ja vahet pole, kas on see sugu ja soolistel teemadel, mis iganes, et neid saab teha või mina ise väärtustan neid sellel hetkel, kus jällegi, kus koomik täidab oma seda narri rolli, et vaatame nüüd midagi, mida me kõik saaksime natukene teistmoodi vaadata, aga sellel hetkel, kus on lihtsalt ühe poole võtmine ja ühe poole vaadetele siis nagu apelleerimine, siis minu arust sa enam ei täida oma rolli, vaid sa lihtsalt oled propagandistiks muutunud ja lihtsalt nagu humoristist propagandistiks ja selliseid on meil nagu igas meediaväljaandes, igas riigis, igas nagu, et nad eksisteerivad igal pool ja siin me oleme ka viimaste aastate jooksul eriti näinud seda. See on, võib-olla see ongi see küsimus, mida ma tegelikult tahtsin küsida, et kuidas vältida seda, et sa ei näita naljadega oma siis eelistusi on ju, ja samamoodi on see igal pool ajakirjanduses ja ükskõik milles on ju, et sa ja inimestele meeldivadki nii-öelda ühe poole esindajad, kas sa oled jah või ei on ju, et kui sa lihtsalt vaatled seda olukorda, siis sa pead olema esiteks väga osav ja see inimene, kes sind kuulab, see peab ka sinuga kaasa tulema on ju, et ta saaks aru, et sa analüüsid olukorda ja sa ei võta mingit poolt, et samamoodi on ju ma ei tea, klassikaline ajakirjanik peaks ju kirjutama neutraalselt, tooma ühe poole seisukohad välja, teise poole seisukohad, aga sihukest asja tänapäeval enam ei ole, on ju, et sa pead avaldama enda arvamust, sa pead ütlema, kummal pool sina oled ja siis nagu sellega tulevad inimesed kaasa või pooled siis inimesed on ju. Ja sellega ongi see, et ma usun, et kui sa juba oled koomik, kui sa suudad teha nalja mingisuguse ühe poole üle, siis tegelikult sa suudad nalja teha kogu selle olukorra üle. Aga kuna sa ise koomikuna, vahet pole siis nagu missugused inimesed on sinu ümber, kuhu sa arvad, et sa kuulud, kuhu sa tahad kuuluda, siis see on ju see, mis tekitab sulle selle hirmu, et ma lihtsalt ütlen nii, nagu siin pool on õige öelda ja siis mul on vähemalt, ma kuulun kuskile ja ma ei ole välja heidetud mingisugusest välja mõeldud või reaalselt eksisteerivast grupist, aga seal tulebki julgus lihtsalt mängu, et kas sa julged seda teha või mitte. Ja mina ei ole selles mõttes nagu keegi ka midagi ütlema, sest ma ei ole elu sees olnud sellises rollis või sellise pinge all, et ma peaksin kartma midagi kaotada või millestki ilma jääda, kui ma mingisuguse ühe või teistsuguse nalja teen, sest ei ole see, et ma oleksin nagu mingisuguse, ma ei tea, suurkorporatsiooni liige või mul oleks mingisugune sponsor, kelle huvide eest ma peaksin seisma, mis iganes. Ehk siis mina räägin selles mõttes nagu abstraktis, et minul on olnud väga lihtne lihtsalt olla täpselt selline, nagu ma tahan olla ja pluss ma usun ka seda, et ükskõik kui ekstreemsetel teemadel ma nalja teen, siis mul on nendes kohtades olemas see oskus, et ma teen seda niimoodi, et inimesed võib-olla ei pane tähele isegi, et ta just tegi nagu vahet pole, kas see on nagu mingi 88 erineva soo või Ukraina sõja või mis iganes muud nagu raske teema kohta nalja, sest ma teen selle nii absurdseks, et kõik saavad aru, et see on see, millega ma praegult tegelen, on nalja tegemine, mitte see, et tegelikult on elus vaata niimoodi ja nagu need on kõik, vaadake kui lollid need kõik on, kes niimoodi arvavad, mis mõttes sa hääletasid selle poolt ja mis mõttes sa ei hääletanud selle poolt. Eesti Esu.